Odessiitide klubi tervitab eestlasi lahkelt viina ja sakuskaga. Selle juurde vürtsiks on aga tuntud Odessa kulinaari ja kirjaniku Boris Burda sakuska tutvustus. Näiteks kõneleb ta ainsast eesti tõega sõnast, mille vene keel on üle võtnud, kilu, mis kõlab vene keeles kilka. Kilu on Odessas saanud oma sõna, tjulka. Uskuge mulle, kõige parem sakuska. Seesama Musta mere kilu on aidanud odessiitidel rasked ajad üle elada. Kehva aja toidule, mis koosneb mitmest odavamast köögiviljast ja purustatud kalast, on odessiidid pannud hellitusnime vaese mehe kalamari. Kumb on Odessa jaoks tähtsam? Kas söök või nali selle juurde? Boris Burda räägib, et see oleks sama, kui küsida, kas raiuda teilt vasak või parem jalg ära. Mõlemad on ühe võrra tähtsad. Seega peab ka mõlemad alles jätma. Muuseas, odessiitide sekka on võetud ka 2 inimest Eestist. Ühe ajakirja peatoimetaja, kes on suur Eesti sõber ja oli meil ka siin külas käinud ja kes oli palju selle eestlasi vastu võtnud, oli enne seda, kui ta sai ajakirja peatoimetajaks 8 aastat Odessiitide klubi tegevdirektor. Ilmselt see oli tema lobi ja läbi surumine, et otsustati nii-öelda meid kutsuda Odessiitide klubisse. Odessiitide klubisse võeti lisaks Odessa vahuveinide maaletoojale Raivo Raidamile ka Vitali Zinitšenko, kes on Orsent TV-ga teinud palju Odessa ja odessiitide tutvustamiseks Eestis. Eesti inimeste vastuvõtmine klubisse käivitas aga lausa ajaloolise liikumise. Tekkis idee luua virtuaalsed klubid üle kogu maailma. No vahepeal oli internet arenenud, kõik need Orkutid, Facebookid, kõik see, eks ole, me kõik kolime internetti, varsti meid üldse enam näha mujal ei ole. Ja siis kutsuti üles looma virtuaalseid klubisid üle kogu maailma ja mulle tundub, et Tallinnas tehti esimene. Kogunesid need odessiidid, kes olid Odessas õppinud või kes muidu väga Odessat armastavad, tegid siinse klubi, selle nimi on EKO. Estonski klub Odessitov, EKO. Ja nüüd sinna lisandub neid inimesi, kes tegelikult ei olegi nagu Odessas eriti olnud rohkem kui võib-olla kord, paar või 3, aga kes seda linna väga armastavad ja kes osalevad mingites üritustes, mis nagu tihendavad neid sidemeid, mis propageerivad Odessat. Raivo muuseas viis meid Odessas ühte restorani, kus seinale on maalitud motiiv Tallinna Pikalt tänaval. Kui ma ei teaks, et ma hommikul lennukiga Odessasse sõitsin, siis mul oleks praegu mulje, et ma olen Tallinnas Pikal tänaval. Just Pika tänava maal on siin samas ühe õllerestorani seina peal. Hämmastav on nii maal ise, kui seegi, et ükski restorani baarmenidest ega ka omanik ei oska enam öelda, kes ja miks selle maalis.